Tere päevast! Selles videos anname siis sulle ülevaate rahalise vabaduse teekonna tasemetest, et sa saaksid paremini aru, kus sa ise sellel teekonnal täna asud ja oskaksid võib-olla teha targemaid valikuid selleks, et siis liikuda edasi järgmisele tasemele. Viimase poole aasta jooksul me oleme siis Starfishis välja töötanud sellise rahalise vabaduse teekonna mudeli, mis koosneb 5 erinevast tasemest ja mida sa võiksid siis täna teha, on siis meiega kaasa mõelda ja proovida siis tuvastada see tase, mis kirjeldab sinu tänast rahalist olukorda kõige paremini ja kui sa oled selle teada saanud, siis siin video all oleval lingil või küsimustikus sa võiksid siis selle taseme ka meile saata, et me oskaksime juba konkreetsemalt pakkuda sulle lahendusi ja võimalusi, kuidas siis sellel tasemel kõige kiiremini edasi liikuda. Aga ma käin siis üle need 5 erinevat taset ja esimene tasand siis, millest see algab, on siis ellujäämise tasand, kus meie nii-öelda rahavarud või säästud on minimaalsed, ehk siis alla 2 kuu. Inimesed elavad palgapäevast palgapäevani, neil ei ole eraldi kõrvale pandud kapitali selleks, et oma raha investeerida ja neil ei ole ka tehtud ühtegi niisugust passiivse rahavoo investeeringut. Ehk siis peamine eesmärk on selline ellujäämine ja proovida siis selles olukorras võimalikult hästi hakkama saada. Teine tasand on siis turvalisuse tasand, kus on juba teadlikult rahavarude kogumisega tegeletud. Säästud on 2-5 kuud elamiskulude katteks ja on ka siis kõrvale pandud esimene kapital selleks, et tulevikus investeerima hakata. Ehk siis rahalise vabaduse kontol on siis vähemalt 1000 eurot kogutud. Esimest investeeringut küll veel tehtud ei ole, aga vähemalt see plaan või mõte on idanema pandud, et seda võiks ühel hetkel teha. Kolmas tasand on siis heaolu tasand, mis on siis paljude inimeste jaoks võib-olla selline kõrgem tasand, kuhu poole nagu pürgida, kus siis rahavarusid on piisavalt selleks, et katta 6-12 kuu elamiskulud. Juhul, kui sissetulekuga või töökohaga peaks midagi juhtuma, siis tuntakse ennast suhteliselt kindlalt, kuna rahapuhver on piisavalt suur. Ja samal ajal on siis ka investeerimiseks kogutud vähemalt 10 000 eurot kapitali, kas on siis nii-öelda rahana pangakontol või see on juba nii-öelda sellise likviidse investeeringuna tehtud, siis see 10 000 eurot peaks olemas olema. Ja esimene rahavootehing on siis juba tehtud, on see esimene kinnisvaratehing, on see mõni dividendi aktsia ost, aga on olemas siis esimene passiivne rahavoog, mis siis toob teil sissetulekut sõltumata, kas te töötate või mitte. Nüüd see on selline tasand, kus siis võib ka väga lihtsasti kinni jääda ja arvata, et see ongi nüüd see, mis on võimalik. Ehk siis hakatakse oma heaolu pigem kasvatama mugavuse arvelt, ostetakse uuem auto, kallim maja ja kulutatakse see raha ära. Nüüd tegelikult see on ka selline väga oluline valikukoht või transformatsiooni koht, kus siis on võimalik liikuda sellise jõukuse teekonnal edasi ja lükata siis võib-olla seda tarbimist ja mugavust veidi tulevikku. Ja selleks, et liikuda järgmise tasemele, siis ongi jõukus, mis siis tähendab seda, et rahavarusid on üle 12 kuu. Kapitali on kogutud juba vähemalt 100 000 eurot. Selleks ajaks ilmselt tegeletakse ka tõenäoliselt ettevõtlusega, et oma kapitali kiiremini kasvatada ja teie investeeringutest saadavad sissetulekud või passiivne rahavoog katab siis teie kõik elamiskulud ära. Ja 5. tasand on siis rahalise vabaduse tasand, kus siis rahavarude pärast muretsema ei pea, kuna passiivset rahavoogu tuleb piisavalt igakuiselt või iga-aastaselt peale. Kapitali on vähemalt 1 000 000 eurot või rohkem ja teie kulud on siis kaetud vähemalt siis 2-kordselt või rohkem. Nii et need on need erinevad tasemed, mida sa võiksid praegu teha, on proovida siis kirja saada, millise tasemel sa täna oled. Juhul, kui mingist tasemest näiteks 3-2 kriteeriumit on täidetud, aga 1 ei ole, siis ma soovitan pigem valida see madalam tasand, kuna seal on järelikult mingid sammud, mis on veel tegemata, selleks, et ennast kindlalt sellele järgmisel tasemele viia. Nii et märgi see vastus siia ankeeti ja anna meile sellest teada ja tänu sellele me oskame ka sind paremini aidata, kuidas sel teekonnal siis edasi liikuda.